õhtust Tallinna Lennujaama LHV salongi või lounge'i või ootesaali või kuidas iganes seda kutsutakse konverentsiruumi põrandalt. Sõbra on ka. Et miks me siin põrandal oleme? Väga lihtne, ma läksin sinna välja lumme tuisanud terrassile mõtiskama ja mobiil suri ära. Mobiil on mul selline viletsampoolne, ta on juba peaaegu surnud. Aga ma lasen tal ära rahulikult surra, sest siis on ma nii sõltuv, et kui ma seda kogu aeg kasutada ei saa, eks. Ja praegu ma, samal ajal, miks ma põrandal olen, see ma laen teda samal ajal. Et siis võib-olla ta ei sure ära. Et miks ma täna siia LHV sinna salongi tulin? Põhjus on väga lihtne, ma tahtsin mõtiskleda ühel teemal, mis on mulle juba pikemat aega nagu sellist põnevust tekitanud või millele ma mõtisklenud, et see klassikaline pärast surma, eks ju, kus minnakse põrgusse või taevasse. Ja see mulle väga kunagi ei imponeerinud, sest põrg on väga ebameeldiv koht, valus ja nii edasi. Ja taevas on ka kuidagi väga selline, issand jumal, et alles oli see suremise trauma, siis lohistatakse umbes pidžaamas kuskil jumala palge ette, eks ju. See on hullem kui kuninga vastuvõtule minna, eks ju, umbes triljon korda hullem. Ma ei ole nagu valmis, eks ju, ma ei ole valmis. Ja siis õnneks on Rooma katoliiklastel on selline tore vahepealne variant ka, mis on tõesti väga mõistlik, sest see on mu lemmikvariant, mis on siis see purgatoorium ehk puhastustuli. Seal on halb maine, kuna keskal oli selline kunst, kus seda nagu väga räigelt või niimoodi, aga kuskil baroki all läks nagu leevemaks, oli sellised aur lihtsalt selline hinged aitavad taevasse ja selline. Põhimõtteliselt, mis see purgatoorium on? Purgatoorium on ettevalmistus. Et sa nagu ei ole päris valmis, sa tahad minna jumala palge ette, aga see ei ole nagu vinks-vonks, eks ju. Ja siis on nii, ja siis, mis sa siis teed, eks ju? Tähelepanu lugupeetud reisid, 5 erilend number 2424 Budapest on valmis pardale minekuks väravast number 5A ja 5B allkorrusel. Oleme pardale priority teenusse ostnud reisijad ning kuni 2-aastaste lastega reisijad. Palun hoidke väravas valmis oma pardakaart ning reisidokument avaldama fotoga lehelt. Miks ma Tallinna Lennujaama meeldi, et see on sellised räige vene aktsendiga teatud. Aga Passengers with priority boarding and with children under the age of 2 are now invited to come forward for boarding. Please have your boarding card and passport ready for inspection. Mis see purgatooriumis on? Purgatoorium ongi see, et sul on õppematerjal, sa oled siin konverentsisaalis, eks ju, käid oma õppematerjalid üle, eks ju, siis veel duši all käia, siis sööd, siis vaatad neid transpordivahendeid, mis viivad sind taevasse. Ja tähtsam osa. Näiteks see voucher, millega mina siia tulin, seal oli peale kirjas, et üle 3 tunni ma siin olla ei tohi. Ma kavastasin 3 tundi olla, ma peaks enne kinni ja 3 tundi on liiga palju ka. Aga mõte ongi see, et see on nagu ajutine meeldiv kohake. Parem oleks teha see mõtis kuskil päris lennujaama, sest Tallinna Lennujaamas on ikka pool lennujaama, eks siin neid suuri lennukeid ei ole. Aga see on nagu päris lennujaama, seal on need salonge, kus on spaad ja saunad ja puhastus ja selline väga sellised uhked. Et minu jaoks ongi see purgatoorium ongi nagu äriklassi salong. Et sa lihtsalt ootad siin ja valmistud. Konverentsisaalis õpid. Oled koos oma väikse sõbraga. Sõbraga sina tuled ka minuga koos purgatooriumisse. Tuled, jah? Lähme koos purgatooriumisse. Meil on sõbraga plaanis hommikul läbi hüpata sellest Ignatius de Loyola, sellest jesuite ordu asutaja koopast. Et tal oli selline raske moment elus, kus ta sai haavata sõjas, mis tekitas selle sellise vaimse ärkamise ja siis ta mõnda aega elas seal aastakes elas Remiidi koopas Manresa. Elas seal ja seal meil on sõbraga plaanis sellest koopast läbi hüpata. Ja siis me lähme, ja siis ma rääkisin nagu selle juturobotiga ka sellest purgatooriumi teemast ja juturobotis on midagi väga huvitatud, ütles, et see vana liturgia, mis on, et selle vana liturgia üks mõte ongi see, et inimesed saaksid otse taevasse minna. Et nad harjuksid ära sellise üleva ja uhke asjaga. Et ta oli nagu kogu sellise üleva, see, mis on enne Vatikan II, see missa, eks ju. Mis on praegu suur teema Vatikanis, kas lubada päris tagasi või mitte. Et see ülev missa, ja mis õiguslik on siiamaani ülev liturgia, eks ju.
et see üleüli turg ja see nagu valmistab ette, et kui ma nagu pärast surma otse taevasse lähen, siis ma nagu ei appi aga karjama, eks ma olen harjunud sellise üleva asjaga. Et sellest rääkisime ka ja siis see üleüli turg, et YouTube'is on näiteks Louis XVI hukkamis aastapäeval on iga aasta tehakse selline üleüli turg ja ma alguses mõtlesin, see on kuningatele mõeldud variant, aga see on kõigile mõeldud variant. Aga lihtsalt oligi selline uhke kõigile ja mida me teeme sebraga, me lähme Louis XVI tütrele ka külla. Joo! Louis XVI tütrele lähme külla. Issand jumal. Me võidame enne ühe pain au chocolat muidugi ja croissant beurre. Ja siis me istume selle kiriku ääres lumes, ma ei tea, praegu peaks seal lumi ka olema maas ja siis külastame Louis XVI tütart. Ega ta ise muidugi seda kohta ei külastanud, aga tema järgi see nimetati, see linnake Bourg Madame, eks Madame Royale ehk siis Louis XVI Marie Antoinette'i tütre järgi. Ja ta on peaaegu meil naaber või isegi peaaegu kaasmaalane. Selles ta elas seal Jelgavas Lätis, tänapäeval Lätis, eks ju, seal, mis praegu on maaülikool seal Palees. Abiellus isegi seal. Nii et pärast seda, kui ta vanemad hukati, eks ju, siis see Katariina suure poeg Paul andis talle süü. Ta oli vanglas. Räägitakse vangivaldudelt ära vägistanud ja mida kõike. Ma ei tea, loodavasti mingi hull asju ei toimunud, aga see päris suur trauma, kus vanemad ära giljotineeritakse. Ja meil on Ignatius de Loyola ja Louis XVI tütar on meil programmis. Tegelikult me oleme siin jama Kataloonias. Meil on koduigatsus. Minul on koduigatsus, ma ei tea, mis see Sebra on. Sebra on made in China, ma ei tea, mis igatsust on. Tal pole üldse mingit igatsus. Ta on mänguasi. Nii et siin purgatooriumis ma siis olen. Oleme pardalegi küll jäänud reisijad väravas number 5 AB. Palun hoidke väravas valmis oma pardakaart ning reisidokument avalduna fotoga lehelt. Now we are welcome all remaining passengers to board Wizz Air flight to Budapest from gate number 5A and 5B. Please have your boarding pass and mina 1996 Tallinna lennujamas töötasin, siis ei lubatud isegi enamikel eestlastel teateid lugeda. Pidi olema ainult väga-väga välja valitud, kes tahtis lugeda, aga nüüd ma ei tea, kas see on allakäik. Ma arvan, et see on allakäik, jah. Et ametlikud teated peaks olema ikkagi ilusas keeles. Minu sulle puterdasin, et ma puterdasin oma vlogides, ma ei oska ilusasti rääkida, sest mul on see nõrkus, eks ju. Aga ma ei kipu ka kuskile teateid lugema minema. Ma lihtsalt puterdan enda jaoks võib-olla 0,5 inimest vaatab ka mu vlogi. Jumal õnnistagu neid. Vaat nii. Et siin meil siis äriklassi salongi põrandal. Äkki saab mobiilina poole peale täis ka. Saab äkki Ryanairi pardale esimese rondiga. Paneme Barcelonasse ja sealt paneme edasi sisemaale ja sealt paneme edasi mägedesse. Ja sealt, vaat. Ja sealt vaatame igasuguseid huvitavaid asju, mis saab. Aga jah, mul on hea mees, et ma saan üle koju minna. Minu jaoks on see ikkagi kodu, kui ma lähen. Parem natuke küll üldse mitte.